Tema kõige suurem tähtsus on see, et ta tõi keha psühholoogiasse. Ütleme, kehahoiakud ja kehaga tegelemine, joogad, kõik muud asjad, mis kehapingeid vabastavad, on praeguseks hetkeks täiesti normaalsus. Me oleme sellega harjunud. Aga veel 50-60 aastat tagasi see niimoodi ei olnud. Ja tema oli esimene, kes hakkas rääkima, mismoodi kehapinged mõjutavad inimese psüühikat. Ja täna ma räägin kahest asjast. Esiteks tema mudelist, millest inimene koosneb, millistest kihtidest ja mis on inimese süvaolemus. Ja teiseks on tal selline huvitav termin nagu kaitserüü. Ehk iga kord, kui inimene oma elus surub alla mingit emotsiooni, mingit tunnet, mida ta tunda ei taha, tekib samal hetkel lihaspinge. Ja kui lihaspinged väga palju võimenduvad ja kumuleeruvad, siis tekib selline asi nagu kaitserüü. Ma usun, et lihtsalt igaüks on ka näinud inimesi, kes on hästi jäiga kehahoiakuga ja kelle olek on väga selline kinnine. Et see on elu jooksul alla surutud negatiivsete tunnete resultaat. Ja tal on väga hea ja ilus isiksuse mudel, mis ütleb, et inimese sees keskel on inimese tuum. Ja inimese tuum on selline armastus, õnnelikune see seisund, heaolu seisund, nauding tööst, loomulik vaba suhtlemine. Selline ülim heaolu tunne, kus on igasuguste pingete puudumine. Ja ta nimetab seda selliseks hingekihiks. Probleem on selles, et me ei ole oma hingekihiga kontaktis. Ja hingekiht on meil kaetud allasurutud tunnetega. Küsimus ongi selles, et me elu jooksul kogeme hästi palju erinevaid tundeid, kurbust, rõõmu, viha, ärevust ja me ei taha neid nagu tunda. Ja kui me neid nagu tunda ei taha, siis me blokeerime nende tunnete tulemise teadvusesse ja see blokeering moodustabki siis esimese kihi sellise meie tuuma ja armastuse ümber, mis takistab meil oma tuumaga olla ühenduses. Kõige klassikalisem olukord on viha. Kui inimesel on olukord, kus ta tunneb ennast abituna või võib põhjustada temas vihatunnet, siis vihaimpulssi meie ühiskond ei soodusta. Ma ei mõtle selle väljendumist. Ma ei mõtle, et viha peaks kuskil aktiivselt väljenema. Ma mõtlen selle tunde teadvustamist. Ja kui see tunne teadvusesse ei jõua, siis vähehaaval hakkabki moodustama selline lihaspingete ehk kaitsekiht. Nende tunnete kohta on ka oma järjekord. Millised tunded on kõige kaugemal sinu olemusest ja millised on lähemal? Kõige kaugemal on jõuetus ja abitus. Sealt on päris tükk maad oma olemusega kokkusaamiseni. Jõuetus, abitus on milleski põhjustatud. Ja jõuetus, abituse läbimisel tuleb inimeses soov kätte maksta. Kättemaks ja viha, mis on tegelikult natukene lähemal oma olemusele. Ja kuigi need mõlemad on ühiskonnas mitte soovitud tunded. Ja järjekordselt ma ei räägi selle kättemaksu elluviimisest, ma räägin selle tunde tundmisest. Kättemaksu ja viha järel järgneb masendus. Selline depressioon. Sa oled elus pettunud. Ja kui see tunne on ka läbitud, siis tekib lootus. Ja peale lootust on võimalik siseneda armastuse kihti. See on ka põhjus, miks pärast depressiooni läbinud inimesed võivad pääseda väga headesse ja positiivsetesse tunnetesse, sest nad on need tunded läbi käinud. Depressioon võib olla inimese normaalne reaktsioon, et vabaneda elus kujunenud raskustest. Ehk, nagu ütleb antipsühhiaatria, normaalne reaktsioon elus olnud kogetud ebanormaalsetele olukordadele. See on organismi spontaanne püüe ennast tervendada. See tunnete kiht on sarnane Freudi terminiga iid, kus on siis kadedus ja viha, meeleheide, kõik sellised allasurutud negatiivsed tunded. Aga see on nüüd alles selline teine kiht. Esimene oli siis sügavolemus, teine kiht olid siis tunded. Ja tunded on kaetud lihaspingetega ehk lihaskaitsekihiga. Kui inimene tunneb mingit tunnet, seda tunda ei taha, tõmbame keha pingesse, siis need tunded salvestuvad inimeses silelihastesse ja võivad säilida seal pingetena aastakümneid. Ja hiljem spetsiaalsete keha liikumiste teraapiatega on võimalik neid vabastada, aga lihaspingetel on hästi lihtne ülesanne. Nende ülesanne on takistada selle emotsiooni jõudmist teadvusesse. Et inimene, kes mitte midagi ei tunne, nendel on enamasti väga jäigad kehakaitsed. Reich ütles, et inimesed peavad igas olukorras reageerima
emotsionaalselt kogu kehaga. Ei ole võimalik, et inimene ütleb nii, et jah, ma olen õnnelik. Et siin ei ole õnnetunnet sees. Tunded on blokeeritud. Lihaspingete vabastamiseks on mitmeid meetodeid. Praegusel hetkel on Eestis levinud trauma release exercises, kus inimene spetsiaalsete harjutustega paneb oma keha värisema ja vabaneb pingest ilma seda teadvustamata. Seal on tegemist nimme ristluu lihasega, millele on natuke keerulisem ligi pääseda. Aga peamine selle info juures on see, et emotsioonid on kaetud lihaspingetega, mis kaitsevad alumisi kihte. Aga lihaspinged ei ole veel kõige pealmine kiht. Kõige pealmine kiht on siis nõnda nimetatud egokiht ehk nii-öelda persoonakiht, mis siis õigustab, kaitseb neid lihaspingeid, mis on seotud sellise maski mänguga, kus me olemegi kehaliselt pinges ja etendame mingit rolli. Ja nii kurb kui see ka ole, siis Reich ütleb ka seda, et praktiliselt enamus inimesi, kes töötavad kuskil suurtes institutsioonides, ametites, on olukorra sunnitud kogu aeg oma tundeid alla suruma. Nad ei saa ennast vabalt väljendada ja seal tekivad mikropinged. Isegi selline näide on toodud, et kujutame ette inimest, kes töötab kaubamajas müüjana. On tubli, hea, avatud südamega inimene. Ja siis tuleb sinna inimene, mida tõenäoliselt küll ei juhtu, aga ütleb, et ma tahaksin saada, et kas te võiksite mulle kinkida ühe jope. Ja kuigi inimesel võib-olla südamest oleks soov kinkida see jope, siis ta ühelgi juhul seda teha ei saa. Ütleme, see sisemine impulss, mis ta teha tahaks, teist inimest aidata peab alla suruma. Egokihis on kõik meie kaitsemehhanismid. Eitamine, umbusaldamine, süüdistamine, ratsionaliseerimine, represseerimine, millegi maha surumine, kõik sellised psühholoogilised kaitsemehhanismid, mis aitavad meil ühiskonnas eksisteerida, on selles pealmises kihis. Ja on ka täiesti arusaadav, et nii-öelda alumiste kihtideni jõudmiseks on vaja läbida 3 erinevat kihti, mis kõik tekitavad meis ebamugavust. Ebamugavust tekitab siis oma kehapingetega kokkusaamine, me ei taha seda tunda. Ja kui me kehatundeid hakkaksime tundma, siis sellega kaasneks negatiivsete emotsioonide üleküllus. Ja seda me samuti ei taha tunda. Aga selle kõige all on tegelikkuses armastuse ja heaolu kiht. Ja see oli selline William Reichi üks isiksuse mudel, mis siis tekitas väga suurt vastuseisu. Ma ei taha öelda, et ainult selle mudeli pärast, pigem ka tema teiste teadusavastuste pärast on selline huvitav fakt, et 1950. aastate lõpul, kui Reichi taheti psühholoogiast välja heita, siis ühel hetkel võeti vastu kohtuotsus, mis ütles, et kõik tema teosed kuuluvad põletamisele, kõik tema avaldamata käsikirjad kuuluvad hävitamisele ja tema enda lähemaid kaastöötajaid sunniti kõike seda tegema, nii et tema raamatud põletati ära 50. aastate lõpul Ameerika Ühendriikides. Ja see on niisugune ajaloos teine juhus, kus nii-öelda psühholoogide teoseid põletatakse. Esimene oli 30. aastate lõpus Saksamaal, kus kõiki Freudi teoseid põletati. Ja ma arvan, nii Freud kui Reich saaksid selle kohta ühtemoodi öelda, et maailm on 200 või 400 aastaga väga kõvasti edasi arenenud, sest 400 aastat tagasi oleks neid endid põletatud, aga praegu põletati ainult raamatuid. Nii et need raamatud olid väga ohtlikud teatavale inimgrupile, et isegi ei antud inimestele võimalust ise otsustada, kas see teooria on õige või see teooria on vale. Siitkohalt ma lähen üle Reichi teise huvitava teoreetilise kontseptsiooni juurde. Nagu ma eelnevalt mainisin, on inimeses olemas kaitserüü, mis moodustab elu jooksul. Reich oma teostes kirjeldab, et mismoodi alates väiksest lapsest õpetatakse inimesi oma loomulikke, looduslikke impulsse alla suruma. Alates potitreeningust, kus laps pannakse potile ja ta peab seal oma asja ära tegema. Reich ütleb lihtsalt, et laps peab ise olema valmis selleks ja soovi avaldama. Nii et juba esimestes kordades pannakse inimene olukorda, kus ta peab midagi tegema oma olemuse vastaselt. Ja see asi kogu aeg elu jooksul suureneb. Ja lihaspinged loomulikult kogu aeg suurenevad, kuni moodustub kaitserüü. Kaitserüü probleem on see, et inimene ise ei ole oma kaitserüüst teadlik. Kõrvalt on seda võimalik näha. Kaitserüü eesmärk on hästi lihtne. Selle eesmärk on kaitsta meid valu eest, kaitsta meid ebameeldivate tunnete eest. Aga koos selle valu eest kaitsmisega
me kaitseme ennast ka rõõmu ja naudingu eest. Ja siis me toimimegi siin nagu zombid ilma emotsioonideta. Reich ütleb, et saada täielikuks terviklikuks inimeseks on inimesel kindlasti vaja vabaneda oma kaitserüüst. Ja lisab ka juurde, et ühiskond täielikult toimida, kui kõik inimesed on kaitserüüst vabad, võib-olla ei olegi võimeline. Sest me peame ka ühiskonnas mingeid asju tegema. Aga siin ongi vastuolu individuaalse arengu ja ühiskonna arengu vahel. Ja kui on kellelgi huvi individuaalseks arenguks, siis jah, kaitserüü ka peaks inimene hakkama saama elu jooksul. Kaitserüü on ka mitmekihiline. Reich tegi mitmeid uuringuid eluenergia kohta ja see oli ka ilmselt peamiseks põhjuseks, miks ta psühholoogiast välja heideti. Sest eluenergiaga tegelemine on vastuolus praeguse materiaalse paradigmaga ja kui võtta aluseks mõni Reichi teaduslik avastus, siis sa paratamatult jõuad ka selleni, et eksisteerib mingi universaalne eluenergia, mis on meist natukene kõrgem ja mis määrab selle, mismoodi elu tekib, liigub ja areneb. Inimene ei suuda ju isegi oma keha mitte ühtegi funktsiooni tegelikult juhtida mõtlemisega. See kõik käib kuskilt mujalt. Ja tema väidab, et see käib läbi eluenergia ja tõi sisse termini veel orgoonenergia, mis on sarnane Qiga ja kõikide selliste juba tuhandeid aastaid tuntute energiate kirjeldustega. Ja kuna ta seda uurima hakkas, siis loomulikult psühholoogia sai ühel hetkel aru, et see viib välja natukene praeguse teadusliku paradigma muutumiseni ja ei tahtnud seda tunnistada. See eluenergia, tema uuringute järgi, ta tegi isegi spetsiaalseid kaste, et seda koguda, väites, et näiteks puuvill ja vill koguvad seda energiat, metall juhib seda inimesest eemale, et on kasulik, kui inimene on puuvilla ja selliste looduslike materjalide sees, seal koguneb energiat juurde ja ehitas spetsiaalsed kastid, mis aitasid energiat koguda, aga välja ei lasknud. Ja uuringud näitasid isegi seda, et inimesed, kes olid surmavalt vähihaiged, nendel toimus teatav paranemine, nende verekoostis muutus paremaks, nende subjektiivne enesetunne paremaks, aga kahjuks jah, see uuring oli see, et nad ei paranenud ja nad ikkagi kahjuks lõpuks surid. Selle eluenergia kohta koostas ta sellise teooria ja jälgides seda, mismoodi ta inimestel liigub, siis ta leidis, et eluenergia liigub ülevalt alla, pealaest jalgadeni. Aga meie need kaitserüükihid on horisontaalsed ja neid kihte on 6 tükki. Ei ole nii, et me saame üheselt kogu kaitserüü ära võtta. Ja kaitserüükihtide vabanemine hakkab ülevalt poolt allapoole. Esimene kaitserüükiht on silmade juures. Need on siis inimesed, kellel on raskusi näiteks nägude tegemisega, kelle näod on hästi ilmetud, kes ei suuda grimasse teha, rääkimata sellest, et nad suudaksid nutta. See on siis esimene kaitsekiht näo juurest. Ta soovitab inimestel alustada grimasside tegemist peegli ees ja vaadata, mis tunne on, et kas sa suudad seda. Sest niipea, kui sa hakkad oma keha ka mingeid asju tegema, siis koos selle keha ja lihase liikumisega kaasneb ka mingi emotsioonitulek teadusesse ja on võimalik selle emotsiooni läbitöötamine ja vabanemine. Esimene kiht siis silmade juures. Teine kiht on suu juures. See on siis inimene, kellel on raskusi oma mõtete väljendamisega. See on küll ka 3. kihiga seotud. Sellega kaasneb köhimine, nii-öelda võimetus vabalt lasta suu kaudu oma emotsioone ja tundeid välja. Reich, kui ta klientidega kohtus, jälgis nende kõnerütmi, tooni, sügavust ja jälgis, kas kõne on kooskõlas inimese nii-öelda keha ja olemuse ja rääkimisega. 3. kiht on õlakiht. Need on siis inimesed, kes tõmbavad ennast küüru kaitsesse. Õlad on kaitseks välise rünnaku eest. Nad on valmis kogu aeg selleks, et kuskilt on tulemas väline rünnak. Kuidas sellega hakkama saada? 4. kiht on rinnakiht. Rinnakiht kaitseb meid viha eest. Eesmärk on enesekontroll, et me kontrollime olukorda, tõmmatakse siis kopsud õhku täis ja et ma pean selles olukorras hakkama saama. Rinna juurde moodustub siis kiht. Naistel, kellel on rinnakiht, rinna juures kaitsekiht, nende rinnanibud võivad olla tundetud ja nad ei suuda tunda naudingut rindade piirkonnas. Lisaks nad ei taha lapsi imetada rinnaga. Rinnarüü haarab enda alla ka käed ja sõrmed
Inimesed, kellel on käed ja sõrmed külmad, ka nendel on rinnarüü väga tugev. Teatavasti sõrmed on emotsionaalse keha pikendus. Et kui emotsioonid ei ole vabad ja inimesel ei ole kontakti oma südamega, siis suure tõenäosusega võivad ka keha sellised kaugemad osad olla külmemad, et organism ei suuda sinna piisavalt energiat saata. Järgmine on diafragma, mis on hästi ligidal päikesepõimikule. Reich rääkis isegi sellest, et Saksamaal oli võimalik eristada kõva kõhuga ja pehme kõhuga lapsi, kes olid lastekodudes. Kõva kõhuga lapsed olid need, kes olid ärevil pinges, kes vaatasid kogu aeg ümberringi, kus toimub, kus võib midagi juhtuda. Ja pehme kõhuga lapsed olid sellised rahulikud, mõnusad ja head, kes julgesid nagu elu vastu võtta, nagu ta on ja nautida, kes ei kartnud. Diafragma kaitserüü avanemine annab võimaluse inimesele oksendada ja oksendada välja negatiivseid tundeid. Sealt allpool on puusarüü. Puusarüü on hästi tugevalt seotud seksuaalsusega ja Reich arvas ja ütles, et puusarüü on tänapäeva ühiskonnas praktiliselt kõigil inimestel. Ja suured sellised probleemid hakkavadki sellest, et inimesed ei luba endale tunda instinktidest pärit emotsioone, mis on meie loomuliku olemusega. Ja eelkõige on see seotud loomulikult seksuaalinstinktiga, mis surutakse alla. Seksuaalse instinkti alla surumine tekitab viha. Ja loomulikult see viha surutakse veel täiendavalt alla. See on teisane nool iseenda vastu. Ja kõige selle tulemusena moodustabki kaitserüü. Selle kaitserüü vabanemine paneb kõik energiat kehas hästi tugevalt üles-alla liikuma. Juhul, kui seal on kaitserüü, siis sellised pehmed, õrnad impulsid, mis peaks sellise seksuaalsuse ja tunnetega kaasnema, võivad muutuda brutaalseteks ja jõulisteks ja hävitavateks, kus inimene ka tahab tunda tegelikult naudingut, lähedust, aga kuna tal on välja elamata emotsioonid, siis ta tegelikult ei pääse sellele ligi. Tugeva kaitserüüga inimestele kohta võib öelda seda, et nendes põhjustab nauding ärevust. Ja lisaks muidugi, kui sul on kaitserüü, siis kaitserüüga inimesed, vanemad kutsuvad esile ja ütleme, nende tegevus põhjustab ka kaitserüü tekkimist lastele. Et see on iseennast võimelduv protsess, mis käib läbi mitmete põlvkondade. Ja loomulikult, nagu aru saada, siis selline kaitserüü teooria on natukene vastuolus teadusliku maailmavaatega, kuigi intuitiivselt. Ma isegi ei tea inimest, kes seda kuuldes ei tahaks sellega nõustuda. Võib-olla ja ainult teadlased, kes sellega põhjalikult psühholoogiaga tegelevad, tahavad sellele vastu vaielda, sest see võib nende elutööd ja nende elu põhimõtteid ja asju hästi tugevalt häirida ja ma täiesti mõistan, et seal võib olla hästi suur vastuolu. Aga ma väga loodan, et see teooria areneb edasi, sellepärast, et William Reichi tütar, Eva Reich, kes on välja arendanud liblikmassaaži, spetsiaalne tehnika, mismoodi niisuguste kiirete liigutustega, hästi pehmete õrnade liigutustega on võimalik kaitserüüd sulatada. Siis tema, Eva Reich, on öelnud, et läheb aega veel 150-200 aastat, kuni inimkond mõistab, millise suure teadlasega oli tegemist. Nagu ta ütles, et võib-olla korra 500 000 aasta jooksul üldse sünnib sellist inimest, nagu oli William Reich. Ja ta võrdles teda Mendeliga või Galileo Galileiga, kes toovad sisse täiesti uue paradigma ja läheb 100-200 aastat, kuni seda ükskord tunnistatakse. Ja mulle see mõte meeldib. Ja kui see väike videolõik aitab tema teooriaid natuke propageerida, siis mul on selle üle väga hea meel. Aitäh!